helistavad sulle kõik need sinusaolised tüübid on ju ja loovad sulle mingi täiesti ulmelise pildi. Nad tüübi peas olid UFO. Et see on nagu... Ja kui selles ma loekski äkki mingisuguse kohaselt ette, et pealgi ongi isa surm. Nii kaua kui Vadi otsib, ma räägin teile ühe lõbusa loo Jumalike ilmutuste suvepäevadest, kus meil oli mingil põhjusel selline proosa hommik, kus siis Jan Kaus ja Vadi ja lugesin oma tekste. Kõvamägi ka. Ja Urmas luges seal ette mingi teksti. See oli kirjanik B. Kirjanik B, jah. Et see oli siis kamp nagu ütlema selles. See on siin raamatus ka olemas. Jah, väga hea. Et loominguga tegelevaid inimesi ja kui seda selle kirjanik B loo oli ära lugenud, mingi aeg me nagu naersid ja siis mingi niksa hetkel hakkasid väga paljud kirjanikud üksteisele nagu natuke abitult otsa vaatama, sest see lugu oli nii masendav tegelikult meil. See on lihtsalt lugu nagu tunnustamatusest või, et kuidas see kirjanik B nagu soovib saada sellist nagu tunnustust, et ei saa seda ja ta on juba nagu sellises auväärikas eas ja lõpuks ta hakkab saatma juba umbes värskesse rõhku oma tekste ja sealt saab ka eitavaid vastuseid öeldes, et arenege veidi. Ja see oli nii karm nagu. Ta elab Koosal ka. Ja elab Koosal jah, et see on nagu, et kuidas sa siis vist selle kirjeldajana olidki ta naaber vist. Tartu Kirjanike Liidu osa. Ma ise nagu peategelasena või selle Urmas Vadina olin ka nagu kriisis ja siis palusin, et helistasin Karl-Martin Sinijärvele ja palusin, et ta saadaks mind kuhugile loomemajja, et isegi Lätti võib minna. Ja siis ta ütles, et ei ole, aga meil on Koosal on üks koht. Ja see oli nagu selline, et kütte oli sealt juba välja lüüdud, inimesed elasid, nad olid pursuikadega, kütsid endal neid majasid. Ja siis kõrvalkorteris elas see kirjanik B. Ja see, et mina läksin sinna elama, see ajas ta veel eriti marru. Ja siis ma nagu lõin mingi sellise paralleeli Juhan ja Jakob Liiviga, kes elasid ju ka seal. Liiv elas ka ju Koosal tegelikult päris palju. Ja seal enda venna juures ka, kus see muuseum praegu. Ja hiljem ma muuseas kirjutasingi Liivist ka näidendi. Minu pealkiri on, kus oled Juhan Liiv. Ja seda me isegi järgmisel suvel mängime, et kui kellelgi on tahtmist tulla vaatamas. See on juba 3 suve vist järjest. See on nüüd 3. suvi, jah. Vist läheb hästi. Jah. Et ühesõnaga, et on Liiv, kes on selline geenius ja siis on mingi Jakob, kes on muidu meeldiv inimene, aga geenius ei ole. See on selline teema. Ma loeks siis sellest isa surmast natuke ette, et ja see tüdruk räägib siis. Kohe kolmapäeva hommikul helistati mulle Võru raamatukogust. Näed, see ongi raamatukogu nagu temaatiline tekst ka, et ma pühendan selle raamatukogust. Võru raamatukogust, see oli üks naine, ma kujutan ette, et keskealine rammus blond, kellel on kindlasti selline väike ja vagur mees, kes oma suurt naist sisimas kardab. Ja see naine lendas mulle kohe peale, et miks me küll peame oma laenutajad selkombel taga ajama. Ühesõnaga, mu isa oli Võru raamatukogu lugeja ja ma sain aru, et on mingi jama. Kui ma ütlesin, et see inimene oli ikkagi minu isa ja ta on surnud, siis ta tõmbas veidi tagasi, aga hakkas varsti jälle tuure üles kerima ja ma sain aru, milles on asi. Sest rammus blond selgitas. Vaadake, teie isa, Taisto Raadik, tõesti kahju, tunnen teile kaasa, aga meil kaob iga aasta üle 300 raamatu. Aga meie Võrumaa keskraamatukogu peab teenindama lugejaid üle terve Võrumaa, lihtsalt ei tooda raamatuid tagasi. Ja politsei ei võtta selles suhtes mitte midagi ette või siis varastatakse kohe avariiulitelt ja mitte keegi ei saagi teada, kes võttis. Ja mul on muidugi kahju, et üks lugeja on lahkunud. Aga meile on iga eksemplar kallis ja iga viivis on viivis. Tekkis tõe hetk. Ei tekkinud. Tekkis hetk, kui raamatukogu tädi tõmbas hinge, nii et ma sain vahele küsida. Kas siis minu isa on teile jätnud mõne raamatu tagasi tooma? Nüüd oli saanud rammus blond juba piisavalt hapniku ja tulistas edasi. Ega ma teile teie leinas siis ilma asjata ei helista.
ta on meile jätnud tagastamata 3 musketäri. ma ütlesin talle, et väga kena. see raamat on minu käes ja ma saan selle neile tagasi anda. Teie võite tagasi anda küll. Aga see eksemplar, mis on arvatavasti amortiseerunud, on juba raamatukogus maha kantud ja selle asemele on muretsetud uus. mul hakkas üle viskuma. Kas teie helistamise mõte on selles, et te tahate, et ma selle raamatu kinni maksaksin? Nüüd rammus blond ohkas, nagu oleks ta pidanud lahingut kõige hullema juhmardiga, kellele lõpuks on siiski midagi kohale jõudnud. No just, lisaks viivis. See teeb 3618 krooni ja 24 senti. Ma küsisin üle, et mida? Ja mutika kordas eksimatult 3618 krooni ja 24 senti. Sest vaadake, see viivis ei ole mitte Võrumaa keskraamatukogule ega ka mitte Võru keskraamatukogule, mis oli meie raamatukogu nimi aastatel 89 kuni 94. Vaid ta on selle raamatule laenutanud Juhan Smuuli nimelisest raamatukogust 20. märtsil 1981. aastal. Mulle tuli juba uus kõne sisse ja see asi tegi mulle juba nalja ja ma palusin talle mulle arve saata. Ta tahtis mulle veel midagi võib-olla vabanduseks selgitada, et kuidas raamatud kaovad ja kuidas riik neid nii kehvasti rahastab, aga eneseligi üllatuseks mõtlesin talle üks kõigi, kõik ühe eest. Ja vajutasin Rammuse blondi kinni. Ma loen võits edasi, täitsa mõnus on lugeda. Ma ei tea, kas sa võiksid sellest kuuldemängu kirjutada, no see tüdruk räägib nüüd mulle. Et kas sa võiksid sellest kuuldemängu kirjutada, need on ikka nii neetult head karakterid, isegi liiga kirjanduslikud. Äkki mõjuvad kunstlikult. Ja kui sellest, see tõesti on niimoodi, ma ise ka nagu elanud ja elades ja kirjutades nagu olen tähele pannud, et mingid asjad on nii elus sellised, et nad on nagu nii nagu ebausutavad või nii ülepakutud, et kui neid kirjutada, siis nad mõjuvad nii kirjanduslikult. Ega sellepärast ilmaasjata ei öelda, et mida on absurdsemad kirjanikud või mida absurdsemad raamatud, seda rohkem nad lähenevad päris elule. No seda on öelnud Aldous Huxley oma Jumalanna ja ja. No ongi nii, jah. Nii et selles suhtes on kõik nagu õige. Ma toon järgmise näite siis. Aga see, kes järgmisena helistas, oli üks onkel Vastseliina kirikus. Selline välja peetud vana, kellel pole kunagi kuhugi kiire ja kes jääb igas olukorras väärikuks. Olgugi, et tema musta pintsaku kraet katab hõõm. Kas ma räägin Taisto Raadiku mõne sugulase või sõbraga? Ma tutvustasin ennast ja siis tutvustas vana omakorda ennast. Minu nimi on August Kõiv. Mina täidan Vassini ja pastoraadi sekretäri ülesanded. Pean ütlema, et tunneme teie isa kaotusele suurt kurbust ja mul on väga hea meel, et me saime teie kontakti, et teiega ühendust võtta, sest me ei osanud teie isa mitte kusagilt otsida. Te otsisite teda. Läksin kohe konkreetseks, sest kartsin, et muidu see vana oma rahulikul moel räägib lihtsalt mu aku tühjaks. Jaa, me otsisime teda, sest tema vanast elukohast tulid kõik meie kirikupühade teatised ja jõulupühade kaardid tagasi. Meie ikka veel saadame neid, sest meie meelest on see ilus komme, kuna meie koguduses on palju vanu inimesi, kes on üksikud ja neile on suur asi saada jõulude ajal üks kaart oma koguduse poolt. Ühesõnaga, mu isa oli seal kiriku nimekirjas käinud seal leeris ja nüüd tahtis vana teada, kas ma tahan nende koguduse õpetajat hauale rääkima ja mõtlesin, et miks mitte. Kuigi ma olin ühe ilmaliku matti juba saanud ja kokku leppinud ja maksnud. Aga et see onkel tundus selline helge, siis ma mõtlesin, et ma küsin temalt isa kohta, et milline ta oli. Ja vaadake, teie isa, kui ta leeris käis, ta käiski vist 2 või 3 korda. Ja kui ta leeri tunnistuse sai, siis olin mina Kilpnäärmega haiglas, kui ükskord ma käisin isegi tema juures kodus, kui meil veel oli tema aadres. Väga huvitav, miks ta käis isa juures kodus. Miks te tema juures käisite, kui tohib küsida? Ja ei, ega ma ei oleks käinud, aga meie kirjadele ta ei vastanud ja siis ma mõtlesingi, et see ei ole ju kaugel, et ma lähen ja vaatan, et kas kõik on ikka õige, et võib-olla ta oli lihtsalt meie kirju kätte saanud. Ja oligi väga hea, et ma läksin, sest teie isa ütles, et ta ei olnudki neid kirju kätte saanud. Asi oli nimelt selles, et tal oli kiriku maks maksmata. Ja kui on juba 2 aastat maksmata, 5 aastat veelgi enam, siis arvatakse see inimene kogudusest välja.
aga mina tahan ikka enne kindel olla, et ega ei ole tegemist mingi eksitusega. Et inimene on lihtsalt unustanud, sest meie elus on ju nii palju igasuguseid tegemisi. Ja seekord oligi tegu segadusega. Ja teie isa tänas mind ja lubas maksu kindlasti ära maksta. Kas ta maksis? Küsisin otse. Tegelikult mitte. Aga ju ta ei jõudnud. Eks meil kõigil on oma rist kanda ja kas see on kiriku tornis või seljas või kaelas või meie mõtetes ja hinges, see ei olegi oluline. Ja lõpuks vana õnnistas mind. Me leppisime matoste asjas kokku ja siis tahtis ta toru ära panna ja ei küsinudki minult seda kirikumaksu raha. Korraga ma tundsin, et ma tahan ise selle maksu ära maksta. Et mu isa saaks rahu. Ma küsisin vanakeselt kiriku kontonumbri ja lubasin teha sellise sümboolselt 1000 krooni annetuse. Selle vastu ei olnud tal midagi, ta muutus härdaks ja õnnistas mind veel kord. Ma loen ühe kõne veel. Tegin kohe ülekande ära ja mõtlesin, et ta ei öelnudki, milline mu isa oli. Aga kohe helises telefon uuesti, jälle täiesti võõras number. See oli üks kartlik daam, kelle nimi oli Eve või midagi sellist, nagu nende daamide nimed ikka on. Kui ta oli niimoodi tundeküllaselt, kuid siiski vaoshoitult mulle kaastunnet avaldanud, tutvustas ta end. Mina olen Taisto klassiõde. Me käisime koos Võrus koolis, algkoolis ja põhikoolis. Nüüd ma elan juba 30 aastat Tallinnas ja kui oli meie klassi kokkutuleks, see oligi juba üle 10 aastat tagasi, siis ma olin komandeeringus ja ma ei saanud sinna minna. Mul on sellest väga kahju, sest juba mitmed meie klassist on lahkunud. Ja kuidagi nagu kahju ja nukker on mõelda, et nüüd ongi siis kätte jõudnud aeg, kui sa loed hommikusest lehest oma sõprade ja klassikaaslaste surmakuulutusi. Ja kui läheb üks ja teine ja kolmas ja neljas ja kõik niimoodi järjest juba lähevad, siis hakkad mõtlema, et kunas mul endal tuleb minna ja kas ma olen sellel hetkel valmis. Kas ma olen kõik, mis ma olen tahtnud elus teha, ära teinud. Ja ma ei tea, kuidas Taistoga oli, aga vaevalt, et keegi selleks valmis on, nagu mõnes vanas jutus, kus vana mees istub akna taga ja linnuke tuleb ja koputab ja sellest saab see mees aru, et nüüd on tema aeg surra, läheb, heidab sängi pikali, ütleb enne veel Heidele niimoodi hästi rahulikult ja vaikselt, et nüüd on tema aeg tulnud ja ongi kõik. Ikka jääb midagi pooleli ja ju jäigi Taisto. Mulle tuli uus kõne sisse, ma proovisin daami tagant kiirustada. Kas te võite mulle öelda, milline mu isa oli? Kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis eelmisel kokkutulekul ma ise ei käinud, aga enne seda ma ei mäleta, ei kindlasti Taistot seal ei olnud. Korra ma vist nägin teda vilksamisi, kui ma käisin Võrus vanematel külas, aga see oli nii vilksamisi, et ega ma ei olegi kindel, kas ikka oli tema. Viimane kord, kui ma teda kindlasti mäletan, siis see oli meie põhikooli lõpetamine. Peale seda läks Taisto tehnikum vist sootehnikuks. Sootehnikuks. Või oli agronoomia, kas te isa õppis agronoomia? Vaadake, mina ei ole teda mitte kunagi ilusast peast näinud, ma ei tea, kas ta õppis agronoomia. Tundsin, kuidas daam veidi ehmus mõttest, et tütar polegi oma isa elusalt näinud. Kas see oli sootehnika või agronoomia? Kindlasti üks kahest. Või ei? Või läks ta ikka lukkseppaks? Ikkagi tahes midagi sellist see oli. Huvitav. Mis võiks ühendada sootehnikat, agronoomi ja lukksepp? Aga ma ei öelnud midagi, kui see daamike oma lollakalt peenetundelise tooniga ärritas neist helistajatest mind kõige enam. Ja teate, peale põhikooli lõpetamist ma mäletan Taistot hästi just seda meie pidu. Kuigi mis on muidugi huvitav, et ma hakkasin nad ise ka otsima, et milline Taisto välja nägi. Ja ma otsisin üles kõik meie klassi pildid. Ja teda ei ole mitte ühegi pildi peal. Ei niisama pildi peal, ega isegi klassi pildi. Kus ta siis oli? Ei tea. Ma mõtlen, et imelik jah, et mitte ühegi pildi peal teda pole. Ja mind see nüüd nii väga segab, sest mul ei tulnud enam tema nägu ette. Kuigi sealt lõpu pealt ma mäletan teda hästi, ma ei teagi, kas ma üldse peaksin seda teile rääkima, aga see lõpupidu oli meie juures. Meil oli just uus maja valmis saanud ja ma tahtsin sellega uhkustada, et meil on selline suur ja uus maja ja ütlesin, et lõpupidu võib meie juures olla. Kui ema ja isa sellest kuulsid, hakkasid nad karjuma, aga pärast läksid ikkagi ära suvidasse. Pidu ise oli selline, nagu nad ikka on. Poisid jõid viina, me tantsisime, suudlesime, tavaline pidu, aga siis
järgmisel hommikul isa hakkas enda portsikari otsima. tal oli selline, nagu nad ikka olid, plekist ja läikivad. aga isa ei leidnudki seda kusagilt. keegi sõber oli selle isale kinkinud, isa vihastas, et viimane kord, kui siin majas midagi toimub. rohkem isa sellest ei rääkinud, aga portsikar ei tulnudki välja. ma küsisin teiste käest niimoodi delikaatselt ääri-veeri, et näed, et mu isal on portsikar kadunud, et huvitav, et ega keegi ei ole seda näinud. keegi ei teadnud midagi. ja ma mäletangi, et kui Taisto läks tehnikuni, siis ma nägin teda linna peal mingite teiste poistega, võib-olla sealt samast koolist agronoomid või luksõprad. miks ma seda ei mäleta, mida Taisto õppis? aga sellepärast, et Taisto nägi mind seal tänaval ja tuli oma poiste juurest minu juurde ja rääkis, kus ta nüüd õpib. kuid mina ei suutnud teda kuulata ega mõelda millelegi muule kui sellele, et ma nägin, kuidas ta paar minutit tagasi võttis taskust välja portsikari, pakkus oma poistele suitsu ja klõpsas selle tagasi kinni ja ma teadsin, et see on minu isa portsikar. pärast seda ma ei olegi teda rohkem näinud ja nüüd hommikul seda lehte lugedes mõtlesin, miks ma küll sellest temaga ei rääkinud. võib-olla see ikkagi ei olnud mu isa portsikar, sest ma nägin seda ju ikkagi päris kaugelt ja ma võisin seda endale kõike ette kujutada. ja kui ma oleksin Taistoga sellest rääkinud, võib-olla oleks kõik läinud hoopis teistmoodi, sest ta meeldis mulle ja pidude ajal me ikka tantsisime ja ta oli väga hea suudleja. ja selle lõpupüha ajal me suudlesime minu vanemate voodis. aga mina ei suutnud pärast mõelda enam millelegi muule kui sellele, et Taisto võttis mu isa portsikari. kuigi võib-olla ikkagi ei võtnud. võib-olla vedeleb see praegu, kui jumal teab, kus andke mulle andeks. nagu mina olen andnud Taistole andeks, isegi kui ta võttis selle. aga kui ei võtnud, siis andestagu tema mulle, et ma olen temast niimoodi mõelnud. andestagu. no nii, väike kõik. Sinne reaalne makt on sees. on jah ikka jah. ega ma ei hakka ütlema, mis on. sellega seosanud tuli mulle meelde, kui sa need 2 esimest telefonikõne nagu ette lugesid, et minu viimased kogemused inimeste surmade ja matustega ongi umbes sellised, et kõik räägivad sellest majanduslikust poolest, sellest leinast keegi enam nagu ei räägigi. et kõik räägivad sellest, et persse, see kõik on nii kallis, see on kõik nii kallis. et sellest, et noh, mul just natuke aega tagasi suri töökaaslasel nagu ära vist äiapapa. ja noh, ega oligi nagu, et kuidagi me mõlemad koos niimoodi arutasime seda ja siis me jõudsime nagu selle järelduseni, et noh, et tal ei olegi nagu tegelikult aega selle leinaga üldse tegeleda. ta peab tegelema pangaga, ta peab tegelema, ma ei tea, selle kohaga, kus see inimene on, ta peab tegelema mingi kirstutoetusega, noh, ma ei tea, mingi miljon asjadega. et noh, et see, et ta nagu saaks lihtsalt nagu leinata, et jällegi noh, et ühest küljest paned selle sihukesesse täiesti absurdsesse võtmesse, on ju, et noh, tagastage see raamat, on ju, aga sa mingis mõttes langedki sellistesse täiesti labastesse tehnilistesse asjadesse nagu, et sa on jah, enda nagu selline kõrvalmõte oli ka see, et kõik tegelevad mingi oma asjaga, et see on nagu mingi selline totaalne empaatia puudus. et väga raske on inimestele kuidagi nagu kaasa tunda, sest sa nagu mõtled mingit oma mõtet. et kõik nad teevad seda. ma arvan, et vahepeal me oleme siin nüüd natukene nagu rääkinud, et vahepeal võib-olla laseks inimestel küsida midagi. ma tõesti liiga palju rääkinud. ei ole hullu, tavaliselt mina lugisen. ikka hea on kuulata, ilus rahulik jutt. kusjuures ma olen kogu aeg arvanud seda, et Urmasel on väga ilus hääl. et ta on ikka, ma olen alati su häält väga nautinud. ma kahtlustan, et sa kuskil salaja niimoodi ise naudid ka oma häält. üksinda kodus istud, loed endale raamatuid, ütlema, et issand, kui lahe hääl mul on. ma läksin raadiosse tööle, siis oli minu jaoks nagu šokk, kui ma kuulsin esimest korda nagu enda lindistatud häält. see enda sisekõrv on ikkagi hoopis midagi muud ja ma ei, ausalt öeldes senimaani, kui tulevad praegu näiteks kordussaated, ma ei saa neid kuulata, ma ei taha neid kuulata. et ma ei naudi midagi. mis raadios? Vikerraadios. kuidas sa ise teadsid, kuidas sina kuulsid oma häält ise, kuidas sa räägid? ma räägin, ütle ära. sest praegu kuulata sinu hääl on ilus diktofoni pealt kuulates. ilus vahehääl on ja ma kogu aeg tean, et mul on ka vahehääl ja kui Magni pealt kuulsid kuskil mitukümmend aastat tagasi. Karju appi. see on jah, inimesed jah ehmuvad vahest. praegu tänapäeval on nii palju neid salvestamisvõimalusi, et igaüks telefoniga
salvestab ja see võib-olla ei ole niisugune šokk, aga ma olin, ma ei tea, pool elu ära elanud ja siis kuuled kuidagi, et ohoo, et jube imelik, et see minapilt on ikka nagu teistsugune. Et küsige. Mida ma loen välja ette? Ei, see ei ole üldse paha. Ma siiralt loodan, et sa kingid mulle selle raamatu. Ma kinkisin selle raamatu enda naisele, mul enda rohkem ei ole ka neid, et ma ei saa tohiks seda kinkida. Mul on juba sisse kirjutatud. Kuskil Tartus näeme siis. Mul kahjuks seda raamatut ei ole. Mis kirjastus selle välja endis üldse? Tuumandis. Palju see tiraaž oli? Ma nüüd täpselt ei teagi, kas oli näiteks 700 eksemplari või? Aga see raamatukogul ei ole? Raamatukogul ei ole seda vist. Ei peaks siis tulema, aga see tookord välja. Kuidas me reas kõik niimoodi läheme? Peaks olema vist. Ma avastasin seda, et ka Luunja raamatukogus ei ole väga palju su mingeid asju, et need asjad, mis mul on, et mul on põhimõtteliselt enamus asju olemas kodus. Et need kõik, mis on vähemalt jumalike ilmutuste poolt välja antud. Väljas on. See on olemas, aga väljas. Aga ma võin edasi rääkida sellest tegelikult, et see oli nagu üks lugu ja siis mis juhtus oli veel hästi nagu kummaline, et see lähebki nagu, mul on natukene nagu esoteeriliseks ka nagu muutunud, et või kuidagi võib-olla kogu aeg olnud tegelikult, aga see, mis juhtus nagu edasi, oli see, et see jutt on kuskil siin poole peal raamatus, aga siis ma mäletan, kui me tegimegi seda uuest teatrist, seda lavastust Rein Pakk otsib naist, mis mul oli õppejõud oli Rudolf Allapert, vana näitleja ja siis tema tihti, kui ta pensionile läks, meil kateeder pandi kinni ja siis ta vahest helistas mulle, et me saime hästi läbi ja ajasime juttu omavahel aga ikkagi temal oli palju aega rääkida ja minul oli alati kogu aeg kiire, nii et ma nagu tihti ei tahtnud midagi rääkida, sellepärast, et ma teadsin, et ta pikalt räägib ja mina ei taha temaga rääkida, sest ta räägib nii pikalt, aga kui aeg oli, siis ma muidugi hea meelega rääkisin. Ja siis ta helistas mulle ja ütles, et ta nägi sellist unenägu, et ta nägi nagu näitlejate sellist tavalist unenägu. Te teate, mis on näitlejate tavaline unenägu, selline korduv unenägu? Tekst läheb meelest ära. Seda ka. Aga see on see, et näitleja näeb, et ta on paljas. Et ta on paljas, ta ei tea, mis näidend see on, teksti pole peas, täielik selline jube. Ja siis Allapert helistas, et tema ka ikka näeb kogu aeg seda, et näeb, ma pole 30 aastat või ma ei tea, rohkemgi enam laval olnud või kuskil filmis. Aga et näeb kogu aeg ja siis ta nägi sellist unenägu, et ta oli paljas, eks ei teadnud, mis teater, mis näidend, mis tema osa on, teksti polnud mees, täiesti must auk, aga kõik lisaks olid tal ka proteesid kadunud. Ja siis tal oli mingi nali, tal oli mingi täielik oma nali nende proteesidega. Ja siis ta rääkis mulle selle loo ära, ise itsites ja ütles, et Urmas, et sa peaksid kirjutama jutu sellest. Ja siis mõtlesin, väga lahe, jah. Ja siis kuidagi läks see kõne mööda, et ma ei lubanud talle, et ma kindlasti kirjutan, aga kuidagi selline imelik jutt nagu, et mida ikka räägitakse, aga ma ei võtnud kordagi nagu tõsiselt, et peaks mingisuguse proteesi näidendi kirjutama või novelli tähendab. Ja siis oli, ma ei kirjutanud seda ja siis oli just see hetk, kui oli see Rein Pakk otsib naist peaproovid, meil oli nädal aega esikani ja helistas siis oli üks inetu asi veel, et ta kutsus mind enda juubelile. Ma lubasin sinna minna. Ühesõnaga nagu lugu sellest, kuidas ma nagu lähen õppejõule külla, aga ei jõua sinna külla kunagi. Siis ta kutsus juubelile, mis oli tema jaoks, ta oli nagu hästi tagasihoidlik mees, et mis ei ole midagi, on ju. Pidas seda linnateatris, ta oli noorsooteatris pikka aega näitlejanud ja peanäitejuht ka, see on mingi aeg. Ja siis see oli tema jaoks, ma kujutan, et oli jube oluline asi, aga just samal ajal ma olin Taanis pulmas, nii et ma ei saanud sinna minna.
ja mõtlesin, et ma lähen tema juurest kodust läbi, aga läks nii kiireks, et ma ei läinud ikka talle külla. Ja kuidagi see aeg läks ja korraga helistas mu kursavend ja ütles, et noh, kui me tegime seda need peaproove ja ütles, et tead, selline lugu, et Allapärт on surnud. Ja nii kui ta selle ära ütles, ma olin kindel, et tema matused on esikaga samal päeval. Ja no loomulikult olidki. No see oli, ja siis see oli nagu selline, et nagu, see nagu mingi muster või tähendab, et see ei jõua, et mingisugused sündmused korduvad. Ja siis jällegi, et ma nagu ilma, et ma nagu mõtlesin tema peale. Ja siis mõtlesin, et pagan, et ma kirjutan selle jutu, selle hamba jutu ära. Kuigi ma ei mäletanud enam nendest hammastest midagi. Aga ma proovisin nagu, noh, anda mingisuguse pildi või, aga noh, see jutt on nagu selline, et ühelt poolt on see nagu Allapärtist, aga ilmselt on ta ikkagi veel rohkem nagu minust endast, et mingisugune peegeldus Allapärtist, mingisugused omadused, mingisugused asjad, mida ma nagu enda juures nagu kardan või ma mõtlen või mis nagu tekitavad minus endas mingit selliseid küsimusi või isegi nagu painajalikke küsimusi. Ja siis oli huvitav see, et ma kirjutasin selle näidendi ära või selle jutu ära. Ja siis mulle tundus, et ma rääkisin mingite inimestega. Noh, võib-olla see on nagu imelik jutt, aga et kuna ma sellest nii kirjutanud olen, et ühesõnaga ma mingite tema kolleegide ja tuttavatega vahest sain kokku ja mind hakkasid tema elus mingid asjad niivõrd huvitama, et ma lausa otsisin üles tema kaasaegseid, mingid sõpru ja nii edasi. Ja mul oli väga palju konkreetseid nagu küsimusi, mingid hallid alad. Kui ta näiteks tänaval kõndis, mitte keegi ei tundnud teda ära. Ta oli selline täiesti väikene nagu halli mantliga mees. Aga laval oli ta ikka juba huvitav ja muidu inimesena ka. Aga et ta oli nagu selline, et rahulik mees, elab enda elu. Ja siis hakkasid kuidagi minu jaoks välja tulema mingisugused nagu valged alad või. Et mingid küsimused. Meid hakkasid need nii häirima, et ma justkui olen temaga mitmeid aastaid koos. See raadiorežii on nagu selline, et sa ikkagi oled hästi nagu lähedal nende õppejõududega, kes on sul eriala õppejõud. Et sa justkui tead sellest inimesest väga palju. Ikka tulevad mingid asjad, mida sa ei tea, mida tema ei rääkinud. Ja siis ma tundsin, et ma pean kirjutama veel ühe loo Allapärtist. Kus siis nagu on koos jällegi see fantaasia, ta on mingis mõttes sarnaselt üles ehitatud mingite inimeste justkui mälestustele, aga need on veel hullumeelsemad. Aga mis on kõige hullumeelsem on see, et need kõige hullumeelsemad asjad ongi nagu tõelised. Aga mul on nagu sellest hea meel selle üle, et keegi ei arva nagu, või paljud ei arva, et umbes, et see oligi nii, vaid et nad mõtlevad, et et see Vadi ongi nagu selline segane vend. Talle meeldib kõike üle paisutada ja midagi segada ja nii edasi, et see on mingisugune väljamõeldus. Ja siis ma mõtlesin, et see sai kuidagi nagu selline jube hea lugu ja ma kirjutasin, see ongi, ma saan aru, et ma olen siin kuidagi Shakespeare'i taustal ja oleksime teadnud, oleks Allapärdi pandiga. Ei, Shakespeare sobib väga hästi sellepärast, et kui ma olin selle loo ka ära kirjutanud, et ma tundsin, et nüüd on kuidagi, nüüd aitab, tähendab, et see kogu see surmateema ja kõik see on juba nagu vastikuks muud või mitte vastikuks, kui et surmas endas ma olen pole midagi vastikut, aga natuke õõvastavaks, et ta on kuidagi et mis ma torgin, tähendab, et ma olen ikkagi natukene nagu ebausklik ka, et kui asjaga liiga palju tegeleda, et need asjad võivadki kuidagi nagu lõpuks välja tulla, ja siis see oli niimoodi, et ma otsustasin, et see on raamatu viimane lugu. Ma olin jube haigeks ühel hetkel, aga seda ma tõesti palun, et ära seda pane. Ma ei saa seda teha, ma ei oska lõigata neid asju. Ma ütlen sinna, et ärge seda palun kuskil. Et ühesõnaga ma olin kodus
ja ma ei tea, kus mu naine oli, aga ma olin täiesti palavikus ja ma läksin poodi läbi surnuaia. Sest et seal on kõik, teisel pool surnuaed on kõige lähem pood. Ja selline hästi raske lumi oli seal surnuaias sadanud ja täiesti tunnen, kuidas nagu iga sammuga nagu higi jookseb nõrkus ja meeletud. Ja siis ma ei mäleta, tähendab, et ühel hetkel toimus mingi selline huvitav asi, et ma ei tea enam, kas ma nägin seda unes või see oli nagu mingi nägemus. Aga ma kõndisin, olid need samad saapad jalas ja siis ma kõndisin seal ja korraga nagu võttis üks tüüp mul jalast kinni. Ja siis ma sain aru, et see on Allabert, kes on juba surnud. Aga et ta on kuidagi, ja ta loomulikult ei olnud sinna surnuaeda maetud, aga ta kuidagi oli nagu sinna külla tulnud teistele surnutele. Ja ütles, et oi, et ma vaatasin, kes see seal üleval käib, et jube nagu uhked saapad, et mina käin kuradi odavate kingadega, kes see nende uhkete saabastega käib, et kas see tõesti nagu väärib neid saapaid. Ja siis ta pilas, eks ju, ja siis ta ütles, et aga kuule, et tule minu juurde siia alla, et teeme ühe ringi, et sa ei ole ju põrgus käinudki. No vot. Aga kus sa võtsid seda, et ta põrgus on? Kõik head inimesed lähevad taiva. Ma ei tea. Antud juhul Allabert Katlek. Ma ei tea, tähendab, see oli mingisugune unenägu. Ja, ega ma ei väidagi, et midagi niisugust oli. Sealt põhjene ei ole. Ja selle loo nimi ongi Hamleti isa vaim, et ühesõnaga nagu isa vaim tuleb uuesti. Ja ta lõpeb see raamat nagu selliselt, et muidu on mingisugune surmateema, siis tuleb nagu surnud õpetaja ja ühesõnaga selle loo ma ise kirjutasin mingisugusest täiesti meeletus depressioonis. Ma olin nagu täielikus augus, ja siis mul nagu tekkis see tunne, et see Allabert tuleb ja ta ise oli ka nagu veider tüüp, ta oli Reformierakonda astunud veel vahepeal ja siis ta tuligi ellu sellepärast, et ma ei mäletate seda skandaali, kui Ojuland oli ostnud Reformierakonna hääli. Ja siis pärast selgus, et enamus või pooled, kelle häälid oli ostnud, et need olid surnud liikmed. See ongi ju täiesti surna lugu. Ja siis üks oligi see Allabert, kelle hääled oli kinni maksnud ja Allabert oli jube korrektne mees. Et kui ta midagi lubas, siis alati ta pidas sellest kinni ja nüüd, kui ta on nagu tagasi kutsutud, et siis ta tuligi nagu maa peale. Ja tema missioon oli see, et ta nagu aitab mind nagu sellest mustast august nagu välja. Et selline isa vaim, kes tuleb Hamletile appi. Ja siis, ma saan aru, et kui sa selle kõik nüüd ära olid kirjutanud, see raamat oli ilmunud, sa sain nagu sellest mustast august ka välja. Sain jah. Lugu oli läbi. Jah. Mulle endale tundus see nagu, mulle endale meeldivad ka sellised raamatud, mis ei ole lihtsalt mingid jutud, vaid et nad on nagu mingi, niimoodi komponeeritud, et seal on mingisugune, selline struktuur või mingisugune teema, mis kuidagi jutust jutusse liigub edasi või. Et see mulle endale, tegelikult, mitte selle raamatu puhul, mulle meeldib ka, aga ütleme, et üleüldse tähendab meeldib, kui tekib nagu selline tervik mingi. Et kui võtta kogu sinu, ütleme, see siuke ilukirjanduslik, nagu nüüd ütleme, siuke nagu looming on ju, siis see ongi kuidagi nagu siuke tervik. Et see kõik punktist A, punkti B ongi kõik nagu... Ei, seda... Või sa mõtlesid praegu ühte proosa puhul? Jaa, puhtalt ühte raamatut või raamat on nagu üles ehitust. Ei, seda ma kindlasti ei arva, et see oleks natuke liiga õudne või kuidagi liiga kontseptuaalne või... Ma arvan, et see piiraks inimese elu või loomingut ka. Mind küll piiraks veel. Et mind segaks kirjutamise juures väga. Ma küsin hoopis teemavälise küsimuse vahepeal, et kuidas sa praegust aega tunnetad? Ütleme siukse, armastatakse öelda, et ütleme sellised loovisikud on kuidagi tundlikud või sensitiivsed nagu mingites kohtades ja eelnev juttu tegelikult oli väga hea nagu siuke sensitiivne jutt on ju, et see tundlikkuse teema on ju, et miks sa seda isa vaimu ikkagi nägid on ju. Kuidas sa praegust seda vaatad, mis siin meie ümber toimub Eestis, mujal maailmas nii edasi? Ma ei tea, tähendab, mulle eriti nagu, ma ei oska nagu, kui nagu mingi selline arvamusliider sellist juttu nagu rääkida või tähendab, et mul ei, võime selle teemal nagu arutada või et
et ma ei näe seda kuidagi nagu erilisena või et on jah, mingid tendentsid on ju. Aga et ta nagu minu jaoks samasugune aeg nagu iga teine aeg või ma ei oska nagu selles suhtes midagi erilist nagu öelda, et ma ei tea, Shakespeare ütleks, et aeg liigestest on lahti või et ma nagu ei oska seda ka öelda või, et aga see aja küsimus on küll, et ma praegu, ma ennem ka rääkisin, et ma kirjutan romaani praegu ja see romaani ülesehitus on niimoodi, et ta algab 2015 september ja peaks siis aasta hiljem lõppema. Et ma olen nagu tõesti kõike seda, mis nagu mingi Ukrainas või ja Venemaal ja mingi maailmas toimub, et seda mitte niimoodi dokumenteerinud, et nii kuupäev see toimus see, kuigi ühes kohas seal on paar see ülesehitus on raamatul selline, et seal on mitu peategelast, ütleme 4 peategelast ja siis veel kõrvaltegelasi ja kuidas nemad siis nagu liiguvad selle ajateljel. Nii et ja minu jaoks on see huvitav just see, et ma teadsin, et mul on see võimalus aasta otsa kirjutada ja just nimelt jälgida nagu seda aega ka, et ma ei vii neid kuhugile mingisuguse teise aega, vaid et kogu see tegevus toimubki selle aasta jooksul, eks ju. Nüüd küll aasta tagasi, aga et see on nagu see aeg, et panna nad nagu tegutsema sellel teljel. Et jah, seal on üks tegelane, kes muutub jube, nad on mingi ärevus on neil kõigil sees, tähendab, aga et kus see tuleb, et kas see on mingi loomuomane, aga et ilmselgelt see aeg on ka kuidagi selline, mis muudab ärevaks. Ja need, mis sündmused nende elus toimuvad või mis otsused nad vastu võtavad seal, et see on kõik jube umblu jutt, sest me ei taha midagi ära rääkida, aga see aeg on küll oluline seal. Ja ma arvan, et muidu ka, et isegi kui olla hästi abstraktne või absurdne või kirjutada mingitest ulmadest ainult, siis see aeg, kus see inimene kirjutab ikka mingil moel on mingi tegija või, et sa ei tegele sellega, aga see on ikkagi mingil ajahetkel kirjutatud ja nii on see aeg seal olemas. Et sa ei tegele ajaga, aga aeg tegeleb lihtsalt sinuga. Et selles mõttes, et ja. Ta ei jäta sind nagu selles mõttes sellest mängust välja. Kuigi ütleme kaasajal on üldse vist väga keeruline kuidagi ennast kõigest sellest kuidagi välja lülitada, et see on lihtsalt, võib-olla et luule puhul teed imelise näoraamatu lahti ja siis saad kohe paugu ära. Sa mõtled seda, jah. Seda küll, jah. Et näiteks see aja küsimus oli ka selle raamatu puhul, kui toimetaja Kajar Pruul koostas seda või tema toimetas ja me vahepeal suhtlesime, siis ma olin ka justkui kirjutanud nagu tõesti kas või seesama, mis ma praegu mainisin, et Allapert astus Reformierakonda ja need surnud siis kuidagi surnute partei nagu ärkas ellu on ju. Et sellel hetkel, kui ma seda kirjutasin, see oli nagu aktuaalne või. Aga kui see juba välja tuli, siis see oli juba täitsa nagu vana uudis või. Aga see on nagu, siis meil isegi oli mõte, et kas peaks kuidagi või lihtsalt küsimuse korras, et näed, et nad on juba nagu vanad lood või, et see isalugu ka, et seal oli juttu kroonidest, eks ole, mitte eurodest. Et nad on jah, kuidagi mingis omas ajas, aga mulle tundus ja Kajarile ka, et see ongi väga õige, et nad on mingis omas ajas, et kuidagi kunstlikult neid hakata tänapäeva tooma või et Allapert hakkaks tegelema mingi Ukraina kriisiga, siis see ei ole nagu see teema või see midagi läheks seal nagu valeks, et võib-olla ta saavutaks mingisuguse aktuaalsuse, aga ma arvan, et see oleks nagu õige. Et jah. Et aeg on küll ärev, aga huvitav on. Et oleks võinud olla selline Skandinaavia 70-ndad, 80-ndad on. Nii, küsime küsimusi. Mina oleks võib-olla reisimise kohta küsinud, et kuskil ma nagu lugesin, et keegi oli ütles, et
et te aeg-ajalt korraldate nagu selliseid ootamatuid ja pööraseid reise. Kus te siis nagu käinud olete? Mis teie oma sõber mõtles selle pöörase reisi all või? Ja nagu ma aru saan, vist, et te olete ka Austraalias käinud, et kuidas te sinna sattusite ja üldse, et kauad seal olite ja mis seal näiteks huvitavat oli? No, ma ei ole tegelikult väga palju reisinud, et ma olen suhteliselt vähe reisinud. Ma olen vanast peast hakanud nagu või hiljaaegu, et näiteks keskkooli ajal ma ei olnud kusagil käinud, et korra Soomes käisin. Aga Austraaliasse sattusime naisega niimoodi, et meil veel lapsi ei olnud ja siis mõtlesime, et enne kui me võtame hiiglasliku pangalaenu ja sünnib 100 last ja siis ühesõnaga, et enne seda võiks kuskil kaugel ära käia ja eladagi niimoodi ju natuke pikemat aega kui lihtsalt 2 nädalat olla kuskil. Ja siis me tõesti käisime Austraalias ja see oli ka hästi huvitav aeg, kogu see, kõik see loodus seal muidugi ja ka see need inimesed, ka need eestlased, kellega me kokku puutusime, et tõesti see Tagasi Eestisse on ju sellest ka kirjutatud, et missuguseid eestlasi nagu seal nagu sai näha, et see oli ka mingisugune jube huvitav perspektiiv, et kui olla Eestis, siis ma kardan, et ma ei olekski nagu sellist nagu vaatepunkti nagu saanudki. Et seal oli nagu väga selge, et olid mingisugused 70-80 aastased valdavalt eestlased, väliseestlased, kes seal elasid. Ja siis oli teine suurem grupp olid nii-öelda backpackerid, ehk siis need sellised seljakoti matkajad, et just oli Austraalia Eestiga teinud sellise tööviisa lepingu või kuidas seda öelda, ühesõnaga sai tööviisaga sinna elama minna. See oli aasta ja seda sai ka pikendada. Ja siis korraga oli seal üsna palju, ütleme mingi 20-ndates aastates või 19 või 20 aastaseid Eesti noorukeid seal ja ma sain ka nendega kokku seal, sest me ise töötasime ka farmis, käisime mingit puuvilju korjamas, mandariine ja viinamarju ja sõitsime autoga mööda Austraaliat ringi. See oli väga huvitav aeg, jah. Aga mis oli huvitav veel, oli see, et ma nägin seda nende inimeste totaalselt nagu maailmapildi erinevust, mis puudutab Eesti riiki või eestlast või eesti keelt. Ühelt poolt on siis need vanemad inimesed, kes on seal terve enda elu Austraalias elanud ja nende jaoks piltlikult öeldes on see Eesti see, kus võikski nüüd uks lahti minna ja sealt tuleb sisse meie ainus ja kõige õigem president Konstantin Päts. Nii. Ja siis on teised, kelle noored eestlased, kes ongi noored ja nende jaoks see Eesti või see rahvusluse teema on totaalselt midagi, mis nende maailmapilti kas kuidagi riivamisi nagu puutub, aga võib-olla mitte. Ühesõnaga see oli niivõrd teistsugune pilt, et mulle tundus, et ma ise olen ka kuidagi, et ei ole üks ega teine, et kuidagi nagu selline hoopis mingist teisest põlvkonnast ja mingi teine vaade ja see tundus mulle juba huvitav. Ja siis ma selle raamatu mõtte sain niimoodi, et me olime seal Austraalias, elasime päris mitu aega, saime väga headeks sõpradeks selliste inimestega nagu Heidi ja Rein Aedma. Ma arvan, et Rein Aedmat te kõik teate, sellepärast, et tema on see mees, kes mängis Kevade filmis Imelikku. Ja nemad elavad nüüd oma naisega juba aastakümneid Austraalias. Ja siis seal oli üks peaaegu pime mees, kes tahtis tagasi minna Eestisse Austraaliast. Päriselt kolida ära. Ta oli juba väga vana, ta juba et ühesõnaga ta surebki Eestimaal, et ta tahtis Eestis surra. Ja siis oli selline, kuna meil oli auto seal, siis ja tal oli palju kohvreid, siis see esimene auto, mis viisimegi ta lennujaama. Ja see vanahärra siis tuli minu autosse, ta istus seal kõrval mul ja mina kogu aeg sõitsin selle Reinu auto taga. Ja tal oli selline, mis ta oli, mingi Toyota Camry'ga ja
aga neid kuidagi on seal Austraalias jube palju ja kogu aeg olin seal taga ja ühel hetkel vaatan, et pagan, et aga lennujaama silt juba näitas ära. See oli nagu kiirtee. Ja siis vaatasin, et see on küll täpselt samasugune auto, aga see ei ole üldse Reinu auto. Ja ma sõitsin mööda kiirteed. Minu kõrval oli pime mees, kes tahab minna Eestisse surema. Niigi ta oli väga närvis, et elu sõita Eestisse. Ja mina kihutan mööda kiirteed võõras kohas. Mitte mingisugust tagasipöörde võimalust ei tule. Sõidan ja sõidan, aeg läheb. Ja lõpuks ma keerasin, see on mingisuguse külla või mingisuguse väiksese linnakesse keerata, võtsisin kaardi pealt. Ja see oli ikkagi mitmeid aastaid tagasi, 10 vist. Et siis ei olnud GPS-i, või olemas oli minul igatahes ei olnud, vaatasin kaarti, seda linna ma sealt kaardi pealt ei näinud. Ja siis pidasin kinni, olin täiesti, käed värisesid. Ja siis see vana mees, kes oli, tõesti ta ei näinud vist mitte midagi. Siis küsis, et kas me oleme nüüd lennujaamas? Ja lõpuks ma sain ta õigeks ajaks ikkagi sinna lennujaama tagasi, kõik oli okei, mu käed värisesid pool tundi järjest. Aga mul tekkis sellest nagu idee, et see mees on ju pime. Mis siit ta ei näe midagi. Tähendab, nüüd see vana mees läheb, lendab Eestisse. Aga seal Eestis ei ole Konstantin Pätsu. See ei ole üldse see Eesti, mida tema ette kujutab. See on hoopis mingi muu maailm. Parem võiks ta jääda sinna enda Austraalia korterisse. Ja ma viin ta sinna saunaruumi. Ja ma mängin talle seal seda tema enda unistuste Eestit ette. Ja siis see tundus mulle nagu kuidagi nagu jube ja mõttena. Et siis ma nagu mõtlesingi, et tuleks kirjutada romaan tagasi Eestisse. Et see on muidugi nagu mingisugune üks nagu liin selles romaanis, aga see andis nagu selle algtõuke küll. Ja siis muidugi ka see, et tuli samal ajal, kui ma hakkasin kirjutama, siis tuli see Herman Simmi nagu asi päevavalgele. Ja siis ma kujutasin ette, et mis oleks, kui Herman Simmi poeg tuleks minu juurde ja paluks mul kirjutada tema nagu elust nagu raamat. Et kuidas ta nagu peab põgenema Austraaliasse, sest kõik, mis on seotud Eesti või eestlaste või eesti keelega on, mõjub talle nagu ora tagumikus. Jah, see pikk vastus, aga... Kas võib korraks vahel segada? Ma mäletan, te rääkisite seda lugu ka raadioülikoolis. Jah, võib-olla küll, jah. Aga ma ei saanud aru, et kuidas te selle vana härraga kokku juhtusite? See oli niimoodi, et seal oligi need Heidi ja Rein Aedma, kelle juures me seal elasime Austraalias päris mitu kuud. Siis see vana härra oli nende tuttav ja nemad lubasid selle vana härra saata lennukiga tagasi Eestisse. Aga kuna meie elasime seal nende juures, siis ja meil oli auto ja vana härral oli hästi palju igasugust tavaari, siis me lubasime lihtsalt nagu lennujaama ära viia. Minu jaoks oli ta täiesti võõras vana härra. Aga mis tema saatus oligi see, et ta läks Eestisse. Ja seda ka palun mitte kuhugi panna, see on tema isiklik asi, et ta läks Eestisse. Ma veel kord toonitan sulle, et ma ei oska lõigata. Aga see, kes oskab sellele ütled välja lõigata, ma räägida. Ühesõnaga, see vana härra läks Eestisse ja mõne kuu pärast oli ta tagasi, sest see ei olnud tema Eesti. Ma küsin su käest siukse küsimuse, juba mõned lood oled sa niimoodi rääkinud sellest, et sa saad kuskilt mingi väga siukse tugeva impulsi. Ala seal mingid telefonikõned ja asjad nagu, et ja siis hakkad kuidagi selle impulsile seda nagu keha ümber kasvatama. Aga nii ongi jah, et sa selles mõttes ei ole niimoodi, et sa kuskil vedeled voodis ja siis nagu kuidagi mingil metalevelil niimoodi võtled neid storyline. Viimasel ajal tõesti alates sellest, kus ma nagu hakkasin kus peategelane Urmas Vadi, kuigi ütleme, et see raamat, mis ma praegu kirjutan, et seal ei ole nagu sellist mängu.